Koodikool tuleb Paidesse ja ma küsin kohe selle sama küsimuse, mis täna hommikul Siret Pihelgalt, et mis annab Järvamaa ja Paide inimesele. Paljud küsivad, ei tea, et siia tulevad mingid nohikud kokku ja hakkavad oma koode kirjutama ja lähevad pärast laiali, et mis see meile annab? Tegelikult inimesed ikkagi otsivad endale uusi huvitavaid haridusvõimalusi ning meie kool kindlasti pakub sellist uut ja põnevat haridusvõimalust ning tihtilugu, mis me näeme ka piirkondades, on see, et kui inimestel ei ole võimalusi, neil ei ole varianti minna õppima, siis nad lahkuvadki kohtadest. Ehk siis meie pakumegi uut alternatiivset haridusvõimalust, mille kaudu saab endale hästi makstud töökoha. Kuidas on selle koodi kirjutamise perspektiiviga? Mingi hetk tagasi oli teada, et kes on hea koodi kirjutaja, see saab kohe Eesti mõistes väga rikkaks ja tean mitut inimest, kes ka said. Aga kas sellega või olla nagu autojuhi ametiga, mida 50 aastat tagasi lõputult vaja ja nüüd on nagu juba varsti pahasti? Täna me ikkagi näeme, et selliseid koodikirjutajaid nii-öelda või IT-spetsialiste siis erinevatest taustadest või valdkondadest, neid on siiski vaja. Et seda näitab ka täna Eestis on tehtud väga uhke raport, mille nimi on Oskar raport ja seal on näha ka tuleviku töökohtade puudust ja seal toob väga hästi välja seda IKT valdkonna puudujääki. Kindlasti on täna väga suured teemad selle AI arenguga ja erinevate chatbotide loomistega, aga täna on veel näha, et ikkagi selleks, et neid rakendusi enda kasuks tööle panna, selleks peab ikkagi aru saama, mida saab pärida, mida saab küsida. Seega hetkel tundub, et selline koodikirjutamise oskus on kindlasti kasulik tööturul. Mind ehmatasid täna tahvlil olnud numbrid kandideerinute ja reaalselt asjast osa saanud vaheline dissonants oli erakordselt suur. Mida see tähendab, et kas seda, et peaaegu kõik tahavad saada koodikirjutajateks või hoopis seda, et peaaegu kellegi vaimsed võimed sellele tegelikult ei vasta? Hea küsimus. Ma arvan, tegelikult need numbrid, mida me täna näitasime, et meil on 2 aasta jooksul olnud üle 7000 kandideerija ja koolis täna 500 inimest, et see ikkagi näitab lihtsalt seda, et me alustasime nii-öelda väiksemas mahus, ehk meil ongi plaan laieneda, et pakkuda seda haridust suuremale seltskonnale, suuremale õppijaskonnale ja mul läks küsimuse esimene pool. Küsimus on sellest, et kas neid on sellepärast palju, et kõik tahavad või on see latt ikka väga kõrgel? Põhimõtteliselt tegelikult on küsimus lihtsalt selles, et kas latt on hirmus kõrgel? Tegelikult me ei usu, et latt on liiga kõrge. Et mida meie kool katsetab selle sisseastumisprotsessi puhul, on esiteks sellised kognitiivsed võimed ja ka ütleme selline järjepidevus või et sa oleks huvitatud asjast. Ja see protsess üldse näeb selline välja, et inimesed teevad kõigepealt netis ühe online testi, mis nõuab 1,5 tundi keskendumist. Ning teine samm on seal, et me kutsume inimesed kohapealsetele sellistele katsetele, mis kestavad 3 nädalat ning seeläbi inimesed saavad tunda, kas selline õpe üldse sobib neile ja meie samal ajal saame vaadata, kas nad peavad vastu sellisele õppele. Et seal osad inimesed lahkuvad nende katsete raames ja see on okei, sest meie eesmärk on ka see, et inimene ise tunneb, et see õpe sobib talle. Aga pigem me näeme, et inimesed, kes on ikkagi väga huvitatud antud valdkonnas, nemad saavad kooli sisse, sul ei pea olema eelnevat tausta, et meil tõesti üle poolte õppijatest, neil ei ole ühtegi eelnevat IT-alast tausta, nad tulevad täiesti teistest valdkondadest ja nad saavad siiski väga hästi hakkama. Need 3-nädalase katseperioodid ja need asjad võivad ära ehmatada, aga noorte inimeste särts on teine ja vanasti oli see lugu, et kui üliõpilase, kes pole kunagi õppinud hiina keelt, öeldakse, et tal on homme hiina keele eksam, siis tal on ainult üks küsimus, mis auditooriumis. Et kindlasti on neid noori, kes praegu kuulavad seda juttu ja mõtlevad, et milles küsimus ja millal pihta saab hakata? Pihta saab hakata praegu kood Jõhvisse, ehk siis Jõhvi kooli saab tegelikult hetkel sisse astuda, et täna on meil kandideerimine avatud ja saab koduleheküljele kood.tech minna vaatama ja hakata kandideerima. Kood Järvasse me plaanime siin 2 aasta jooksul avada ikkagi filiaali, et siia saaks siis sisse astuda ja siin koha peal hakata õppima. Kui kaua õpe kestab? Õpe on tegelikult tänasel päeval 2 aastat. Siin on võimalus seda kiiremini läbida, et me mainisime ka täna, et
need, kes alustasid meil 2021 sügis, nendest umbes 20% on täna juba tööturule asunud tegutsema, seega kui inimesel on endal motivatsiooni ja tahet, nad saavad kiiremini kooli tehtud ning ka tööturul tööd leida. Missugused kulud selles koolis osalemisega kaasnevad? Õppijatele on tegemist tasuta kooliga, tuleb arvestada enda toidu või transpordi ning ka võib juhtuda, et majutusega, et oleneb, kus kohast inimene pärit on parasjagu. Kuidas ajaressursiga on? Kas see võimaldab pidada teisi ameteid kõrvalt või kas lihtsamat sarnase valdkonna tööd teha? Saab seda aega kulutada? Meil on täna me näeme, et meil on koolis erinevad inimesed, et mõned tegutsevad täiesti täiskohaga õppimisega, nad päriselt panustavad, ütleme nii, täiskoha tööväärtuses aega õppimisele ja samal ajal on ka osad, kes käivad tööl ja tegutsevad õhtuti ja nädalavahetuseti. Meie kogemus näitab, et kui inimene, kes tahab samal ajal tööl käia, tal peab olema väga hea selline aja planeerimise oskus, et ta suudaks teha kooli samal ajal ja ka õppida, tööl käia. Ehk see on raske, me ei soovita seda, et te käite tööl samal ajal ja õpite, aga kui on tahet, siis see on võimalik. Vanuseliselt, mida praegune kogemus ütleb, keda rohkem oodatakse, kas noori imelapsi või siis juba mõnel määral tegevuses karastatud tegijaid? Kumbal paremini läheb? Paremini, ma kahjuks jään vist hetkel statistiliselt vastuse võlgu, et aga tunde järgi? No, ütleme nii, et me oleme avatud kõigile, kes on vähemalt 18-aastased, et meie kool on suunatud täiskasvanutele täna ja me näeme võib-olla seda, et 18-aastaste puhul need, kes on võib-olla eelnevalt iseseisvalt natukene programmeerinud, et nendel on võib-olla see oskuste omandamise selline võime päris kiire, aga teisest küljest me mainisime ka, et keskmine vanus täna õppijatel on meil 27, ehk me räägime ümberõppijatest Eestis ning nemad saavad ka väga hästi hakkama, et ma isegi ei tahaks mingi vanuselist piirangut siin panna selles osas või et keda me soovime. Me soovime kõiki, kes on motiveeritud, tahavad enda elu nii-öelda täiendada sellise ümberõppe või õppe raames ning proovige. Kas arvutialase vaid pühapäeva kasutaja oskusega ehk siis igasuguse konkreetset eriala puudutava ettevalmistusega nullist on võimalik alustada? Ma tahaks öelda, et jah, aga kindlasti peab olema see tahe, et kui seda motivatsiooni ei ole, siis ma arvan, hakkab... Ja kui ei tea, millega tegemist on, see tahe, et olla? Tahe, et proovida, et tegelikult, nagu ma ütlesin, seesama, et kõigepealt esimene samm on, et meie koduleheküljel teha selline katse läbi, 1,5 tundi keskenduda, vaadata, kui see ajab juba meeletult närvi, ega siis ma ei tea, kas on mõtet nii-öelda proovida, aga selles suhtes, et kui see tuleb edukalt ja inimesed saavad aru, mida seal küsitakse, seal ei ole inglise keele oskust isegi vaja, see on selline nagu mängu läbimine. Ning see on selline hea katsetus ja kui see saab edukalt läbitud ja saadakse kutse sinna 3-nädalastele katsetele, siis see on täpselt see koht, kus saab mõelda, kas see õpe päriselt sobib mulle. Ehk need 3-nädalased katset tõesti meie silmis ongi see koht, kus see õppija saab ise ka mõelda, kas see sobib üldse talle. See ei kohusta teda liituma kooliga, aga ta saab ära katsetada, kas IT võiks talle olla tuleviku variant või äkki ei ole ikka see õige. Üks küsimus lõpetuseks veel samasse teemasse, kuna meie raadio on ühel või teisel moel kas läbi ettevõtte või siis läbi hoone olnud kogu aeg seotud kogu oma ajaloo ristsõnadega ja ristsõna ajakirjade ja sudokuga, siis kas kõva ristsõna lahendaja ja see, kellele tunduvad ka rasked sudokud imelihtsad, võib juba arvestada, et tal on väike eeldus selles valdkonnas toimetamiseks? Jah, me ei ole jällegi sellist otsest suhet otsinud hetkel, aga kindlasti on selline loogiliste lahenduste leidmine suur eelis, et selline isikuomaduse poole pealt, kui sulle meeldib lahendada asju ja sul sellised loogilised lahendused või... Ja on järjekindlus nokitseda. Jah, järjekindlus nokitseda ka. Need kindlasti on sellised positiivsed omadused, mis võivad aidata kaasa. Aitäh, jääme Koodi Järvat ootama.